tere hommikust, käes on esmaspäev, ma olen tulnud kõndima, kell on mingi 7:44 ja täna on plaanis põhimõtteliselt lihtsalt teha tööd, toimetada arvutis suht terve päeva, õhtul on mul küüned ka, saab küüned korda ja ega muud ei olegi, aga nii mõnus on nagu, et lõpuks on käes see aeg reaalselt. Äkki loodetavasti, ma ei tea tegelikult, mis see ilm teeb, aga saab nagu hommikul lihtsalt tõusta püsti ja akimandressika panin praegu peale. Samas oleks olnud, ma arvan, isegi hetkel mingi T-särgiga täiesti okei kõndida. Nii et saab lihtsalt nagu astuda põhimõtteliselt toast välja, ilma et peaks nagu hullult mõtlema, et mida panna selga. Üks hetk. Et mida panna selga, kui külm on, mis ilm on ja nii edasi, vaid lihtsalt vaatad päike paistab, ja lähme õue. Ja nii võikski jääda. See olekski nii mõnus. Minu unistus. Ühesõnaga, jah, hakkame selle nädalaga pihta, nii et ilusat nädalat, okei, kui te näete, siis teil ei hakka enam nädal. Samas teil hakkab juba uus nädal, nii et siiski ilusat nädalat teile. Üks selline mõte ka siia veel, et ma reaalselt olen nagu nii õnnelik, et mul on kodu juures selline, ma küll elan nagu linnas sees, aga et mul on kodu juures ikkagi nagu selline kergliiklustee siin, mis on nagu metsa vahelt on ju, ümber on puud ja rahu ja vaikus, et ma ei pea oma samme tegema kuskil majade vahel, tänavate vahel, müra keskel, linna keskel, autode keskel nagu. Sest nii mõnus on lihtsalt siin kõndida rahus, vaatad kõik puud, loodus, linnud siristavad. Nagu see tunne on nagu hoopis teine, kui kuskil ummikutes autode vahel kõndida nagu sellisel ajal. Nii et ja ma täiega ootan juba nagu uue kodu puhul ka tegelikult just seda, et ma saan minna seal mingi jooksma, kõndima, sõitma rattaga igale poole niimoodi, et ma teengi seda kuskil nagu, ongi nagu maasem, mitte maasem, aga nagu rohkem maakoht, no ma ei saa öelda, et päris maakoht, ta ei ole nii maakoht, aga ikkagi nagu kuskil samamoodi metsade juures kõrval vahel on ju ja selles mõttes ikkagi rahulikum piirkond, ütleme siis niimoodi on ju, et mitte nagu linn ja see on see, mida ma nagu täiega ootan, sest on lihtsalt kuulake. Linnud lihtsalt räägivad muga põhimõtteliselt, see mu käsi sureb ära. Ja see on nagu, ma ei tea, nii mõnus. Lihtsalt hingad seda puude õhku siin. Nagu mingi täielik, ma ei tea, kes räägin praegu, aga ma nii armastan lihtsalt loodust. Ja looduse lähedust ja looduses aega veetmist. Ja õnneks ma elan siin linnas siukses kohas, mis on nagu võimalikult looduse rohke selle linna kohta on ju. Et ja nüüd varsti saab veelgi lähemale loodusele, kus on nagu veel rohkem kõike seda. Ja seda ma juba väga ootan. No nii, käes on esmaspäeva, kell on 4:30 umbes ja mina jalutan küüntesse ja ma jagasin, siin ka äkki jagasin, ühesõnaga Šumel saatis mulle sellist fookusjookisi, nii et ma joon seda siin. Laimi matša oma mulle on iga korraga see nagu veits rohkem hakkad meeldima, kuigi nagu ma ei ole kunagi elus matšat joonud, ehk siis see matša minu jaoks on nagu hästi võõras, mitte hästi võõras, vaat nagu uus maitse, sest ma ei ole kunagi mingi matša, polegi parem maitsnud enne seda jooki. Nii et, aga mul hakkab iga kord meeldima, siuke täitsa mõnus joogikene. Siin on küll kalorid ka sees, ma ei ole muidu väga kalorite ega jookide fänn on ju, aga mis seal ikka, ma selles mõttes arvestan need ka siis sisse ja vahepeal siuke harva võib rüübata ja praegu, kuna ma ka nii kündesse ilm on nii ilus, ma kuidagi tundsin, et mingi mõnus joogikene see tee peale kuluks ära. No nii, see on peale küüsi juba tuttav liftikene, sellised helasinised. Siit on ka näha siuksed nunnukad, suvised, lühikesed, nunnud, küünekesed seekord.
mis asi ma olen? Tugevam või? Arvad? No see liigub läbi võina. Kuulsite, jah? Liigub kelk nagu läbi või? Mul ikka raske. Raske. Aga piits on ka suurem. No piits on kindlalt suurem. Hea küll, jätkame. Läheb. Siukest põlved ragisevad või mingid krõksud käivad. Ja väljastad. Mõnus. Taas oma vanade harjutuste juures ikka. Enne Hairoksid sai ikka jõhkralt neid vorbitud. Siis siin vahepeal natuke rahulikumalt võetud. Taas. Kui tegelikult mina ikka tegin eelmine nädal ka seda, Kennil oli tööõhtul siis ja siis tema ei saanud. Tubli. Tuleb küll. No nii, viimane. Oih, no tee paar kordust veel, siis ma näitan ikka, mis me teeme. Sikuta. Viimane siis jalaharjutus on tagareiale. Ei jõua või? Jõua, sa oled nii tugev. Sa alustad nii hilja filmimi. Ma ei algust väga. See oli su teine kordus alles. Heipa, täna on meil kolmapäev juba ja mina käisin hommikul trennis ära, siis ma käisin kodus, toimetasin natukene ja nüüd olen tulnud taas siis isa juurde ja täna mul on vaja siin filmida natukene Balbinole videosid, kuna meil on ainult Balbino, Fitlapi jäätised. Super maitsvad päriselt ka, need on ülihead, on siis kookospalmi suhkruga tehtud, vanillimaitse ja on ka šokolaadimaitse. Nii et jah, nendel hakkan videosid tegema. Praegu vaatan nii tublisti, oota ma näitan. No mis sa majandad siin? Pumpad või? Jah. Kuidas läheb? Kui suur see olema pidi? Ei taha öelda! Äkki teine mõõtel siin. Ei no kes teab, äkki üllatab veel. Äkki viskab paar meetrit nii juurde. Kõrgust tuleb küll, aga kuidagi nagu pandina seda. No, samas see palav hakkab, saab karastada ikka ainult. No vaatame, kuidas meil selle suure uhke passuga läheb, mis meil siin tellitud sai. Mõõdu järgi vaatasin, et see on sama suur, nagu meil oli Tartus. Palju meil oli? 3x2 või? 4x2 isegi suurem isegi, jah? No päris välja ei võta seda mõõtu, mulle tundub, jah? 3 setiga oli müüa samasugune peaaegu. Täpselt samasugune. Hello! Käes on kolmapäeva õhtu ja me tulime jalutama siia. Täna on mega... Mis 10 ei ole? 21.42 ongi. Mis me tulime kell 8 välja ei tulnud või? Väga ammu, jah. Ühesõnaga, tulime jah, jalutasime. Poodigi ketšupit. Jõuame 10-ni ju. Jõuame poodi 10-ni. Me läheme siit ju mingi... 8 minuti. Mis 8? Me peame siit 5 minti. Me saame siit vahet minna. Ühesõnaga, me tulime jalutama. Nüüd tuli välja, et me oleme väga pikalt jalutanud. Ise ei pannud ka tähele, et see aeg nii kiiresti läks. Aga väga mõnus oli. Distantsi. Ei lase mul üldse vlogi teha või? Ma tahan ka teada. Mul on kell tühjaks saanud. Seda juhtub viimasel ajal õhtut ja mul on kella aku suht pekkis, nii et ma ei tea, kui me kõndisime ja ma ei tea, kas ta jõudis telefoni selle info juba edasi saata. Aga nüüd me peame Maximast läbi hüppama, sest Kennil on ketšupit vaja. Aga ühesõnaga, mis ma tahtsin selle videoga öelda, on see, et nii ilus, mõnus, soe suve õhtu ja teie ka, kui vähegi võimalus, minge, käige, nautige seda suveilma, seda loodust. Ärge istuge toas, see on nii masendav lihtsalt, päriselt. Te saate sellest loodusest nii palju energiat, jõudu, head tunnet. Mul on 28 000 sammu teha. Vapsi! Tubli, Kennu käis jooksmas meil täna ka. Kõndis on sealt koju ka. Jaa, ühesõnaga. Igal juhul, jah, käime pärast läbi ja siis lähme lõpuks kohe. No tere hommikust, käes on reede ja mina teen endale mul on hambavalgendusplaastri peal, nii et kas see ei ole üti ilus? Okei, ei ole. Ühesõnaga, aga jaa,
see nädal on ikka väga kiirelt, ma näen nii märk välja, aga see nädal on tõesti väga kiirelt läinud. Ja täna me lähme Viimsi Vabaõhumuuseumisse Sadu ja Nublu kontserdile. Ma arvan, see on üliäge, me reaalselt ostsime need piletid ära juba vist mingi oktoobris, novembris, siis kui kuidagi nagu see Sadu puhang tuli täiega ja kõik kontserdid olid kogu aeg nagu välja müüdud. Ja siis me saime nagu see kontsert tuli suvel, siis on ju 12. juuni täna ja ostsime kohe piletid ära. No nüüd on muidugi mega palju neid Sadu kontserdeid veel igal pool olnud, aga eelmise aasta sügisel alles nagu kuidagi see kõik tuli ja siis ei olnud neid kontserdeid üldse nii palju. Ja siis tol hetkel see tundus nii eriline, aga see kindlasti on veel ka täna selles mõttes üliäge ja Nubluga koos nagu, Nublu teeb niikuinii ägedat asja, nii et ma arvan, et tuleb väga äge kontsert ja nüüdseks on ju neil nii palju nagu juurde tuldi igasugu ägedaid laule on ju, tuleb ju peale ka. Et jah, ma arvan, meil tuleb täna väga äge õhtukene, loodame, et ilm on normaalne, ehk siis tegelikult ei luba vihma, nii et loodame, et nii ka jääb ja vihma ei tule. Ja praegu tuleb teha natuke tööasju veel ära ja siis juba saabki vaikselt hakata seda reedekest nautima. Muusika käib, koorub selja pealt maa värvist pleeninud näib. Täna naabrid eemada, meelatu käib ja pilkude taga kõik elatu näib. Okei, rahuneme maha nüüd. Saame copyrighti ka veel. Issand, me ei tohi tegelikult lasta tõesti, ma ei mõelnud ühesõnaga. Aga nagu näete, meeleolu on hea, käes on reede õhtu ja meie lähme Viimsisse kontserdile Sadu ja Nublule. Ehk siis jaa, tegelikult ma enne päeval juba korraks mainisin seda ka, et me ostsime need piletid juba reaalselt mingi oktoobris ära. Ja need on väga-väga ammu. No see oli siis, kui mingi Sadu haip täiega vaata tuli ja siis ühesõnaga. Nii et meil on juba, jah, vaata näete, kus on nüüd? Schumeli fookusekest siin võtsime turgutuseks on ju. Kained. Ja kuna me on kained, siis väike turgutusjook. Siin natukene saab 20 grammi kofeiini ka. Rohkem ei taha, õhtu ikkagi käes on ju, kell on 7, pärast peab ikkagi uni tulema. Aga jah, nii et ma arvan, me vlogime seal kontserdil ka natuke näitama. Me ei tohi näidata jällegi. Aga noh, ühesõnaga jah, töö on hea ja lähme. No nii, me saime pargit, ütleb, kas te ei kujuta ette, siin on nii palju inimesi, nii palju autosid, läheb mingi 2 kilomeetrit nagu üritusest eemale, kõik ääred autosid täiega täis nagu siin. Ma ei tea, siit võib-olla ei saa aru nii väga, aga nagu kõik. Täielik festival nagu siin. Ja nägime nagu sellest sissepääsus ka räme järjekord, et sisse saada kõigepealt ülipalju rahvast nagu kuidagi tõesti nagu mingi megafester oleks. Aga noh. Kuidagi üldse ei ootanud, et inimesi tuleb. Ja tundus nagu siuke mingi rahulik kuidagi, aga praegu vaatad, et tegelikult nagu ikka päris uhke värk seal alal on ka, näed mingi putkad ja asjad täiega, mingi megalt WC-sid, noh need jah, ja nagu jõhkrad palju ja kuidagi nagu ei, äge, lähme vaata. Saime sisse, on Red Bulli putka, siin on mingi veiniputka, mullivahvleid saab putka, saab süüa. Ja väga nunnu maadega merele lauad, siuke väga nunnu kohake tegelikult. Ma pole kunagi siin nagu muuseumis ka käinud. See on Viimsi Vabaõhumuuseumis, sest seal on lavakene. Mis sa tahad? Jäätist. No me võtsime jäätist sulle. No nii, saime ma. 20 minti järjekord oodatud. Ja me päris pikalt ootasime. Said kätte, võtsin. Mis sa võtsid siis? Vahvel jäätjaga. Mullivahvel, marjade jäätise ja šokolaadikastmega. Kuidas maitseb? Normaalne, see peab üli hea olema. Ühesõnaga. Ja nüüd lähme liigume siis sinna lavale lähemale, varsti peaks hakkama pihta ka. Saina ilusal jässu, samale läksime teisega Maiaga vaidal luugel kapis, mina ei hakka koolistama, kui nüüd tuleb välja talle mehi. Kokku
Eks elu nagu üks rong ole on ju. Pigem nagu tramm ja põhimõte jääb samaks. Keegi astub maha, kellegi peatus on käes, on ju. Uus tuleb peale. Ja nii juba, ma ei tea, antropoloogid oskavad öelda, 10, 20, 30 000. Aegade algusest ei saa üle ega ümber. Mis jäävad, on lood. Sinust meist, sinust. Ja need, miks mitte neid mängida? Andke meile midagi. Miks mitte neid mängida? Andke meile midagi. Avasta neid redeliga. Ütle vaata, see on uus trikk. Mõni suure kondiga, teisel miniatuursem nuustik. Mõni selgab see parjaga, teisel kes on nuustik. Ja kuule, miks ei peakski? Mõni trükk ei tea, mõnda ei kondiks, kuidagi teakski. Te olete kõik toredad, kõigil on mu heakski. Olen teadlik, mida veel öelda? Tüdrukud tahavad teatrit. Mulle meeldivad tüdrukud, kellele meeldivad tüdrukud. Hästi ilus. No vau! Wow. Kui naine näeb päikseloojangut, tuleb kohe piltida. Tulekesid ja meri ja päike ja nagu nii ilus. Oleks nagu põrru jäänud järsku. Kuidas kontsert meeldis? Ja Nublu naljadest. Okei, kontsert oli väga äge. Tegi nagu stand-up'i seal vahepeal. Nublu rääkis väga palju, ta ei räägi tavaliselt nagu nii palju esinemistel minu meelest. Ta ikka viskas niimoodi kildu. Ootame pildistab praegu. Ma kingi vahetada. Nii. Käes on laupäev, mingi 6 õhtul, me läheme nüüd sünnipäevale Viljandisse ja me kohe varsti jõuame. Ma tulin pläffidega, aga nüüd on vaja panna kontsad jalga. Kohe kohal. Nii et viimased valmis tegema kintsad kontsad jalga. Oota, oleme ütelnud kuume. Ei, me ei ole rääkinud vist, jah? Lähme sünnipäevale. Sugulase sünnipäev siis 50 saab jõuval. Õde on ka seal oma mehega. Vaatame, mis õhtu toob. Mullid lahti ja pidu käima. No, aga... No, härran asjakala. Vaadake, oi, nüüd tuli kui nähus. Teen meil täna unsimi üles ja puha. Või noh, kus üles tuleb väga ilusti. Isaka savult. Niimoodi sai seda kantud vist eelmine aasta pulmas, kui me käisime. Väga kena. Kallis. Kallis. Siin oli väga hea harmoonia, selle arvasime ära, siit me ei suutnud ära arvata. Niimoodi. Üks neist oli mära ja teine oli mäkki. Ja mära ei tukkuma, anna märale viina. Näita mulle, mis sul taustapildiks on. Beritiga pilt või? Miks sa Beritiga pildi taustapildiks panid? Kas Berit on tore või? Kas Berit on tore või? Mulle ka Berit meeldib. Sellepärast ei tee siin mälestust. See on väga hea mälestus. Haaras rakke ja sõitmes jätkuna. Kuningas vaatas oma kuningannat ja küsis kutsarilt.
no mida tema küsis? Kutsar! No tere, kena pühapäeva. Kell on juba 7 õhtul. Me ei ole täna teinud seni mitte midagi. Me lihtsalt oleme terve päeva lebotanud, puhanud, lihtsalt... seriaali vaatasime mingit uut paar osa. Valguse varjus. Valguse ja varjus. Valgus ja algus. Mis valguse algus? Valgus ja algus. Varjus, mingi valgus. Varjus ja algus. Valgus ja varjus. Kaks osa vaatasime ära. Ühesõnaga vaatasime. Sellest, kui ülejäänud osa lõpp oli. Ja jäime vahepeal veel uuesti magama ja nüüd siis Ken tuli võttis endale shawarmat ja me läheme toidupoodi. Tuleb osta süüa veel ja nädala toidukäik ära teha. Ja ega meil väga muud sellest oma pühapäevast siin ei olegi näidata. Eile oli väga äge pidu. Hull käng ikka. Väga lahe oli. Ühesõnaga ma räägin suga, et eile oli väga lahe pidu. Ja palju uusi tuttavaid inimesi. Minu jaoks olid ikkagi väga palju täiesti võõrast nagu rahvast. Ja minu jaoks üle 10 aasta sugulasi näpäevast. Ja, nii et sai jutustada eile väga palju ja väga tore oli. Ja ega väga muud olegi täna puhkame siis ja käime toidupoes ära ja that's it.